Eelmisel nädalal esitati tollikontrollile Saksamaalt saabunud postisaadetis, mille sees oli 60 e-sigaretti kokku üle 2,5 liitri e-vedelikuga. Samal päeval avastati ka Prantsusmaalt saabunud pakk, milles oli muuhulgas 2 liitrit e-vedelikke. Need on vaid mõned näited illegaalsete nikotiinitoodete tuvastamisest. Tegelikkuses on probleem suurem ning saadetisi hulganisti rohkem, kuid enamik neist ei jõua tollikontrolli. Kui me räägime siin nüüd keelatud e-sigarettidest, siis siin me näeme, et nad on hästi lihtsalt kättesaadavad läbi interneti ja see on probleem. See pool aasta oleme siis eemaldanud 786 liitrit keelatud e-vedelikke ja kui see nüüd teisaldada ümber siis tavaliseks e-sigaretiks, kus on 2 milliliitrit sees, siis sellest saab 393 000 e-sigareti. Justiits- ja digiministeeriumil on plaanis hakata uue eelnõuga nikotiinitoodete salaturgu karmimalt ohjama. Kuigi posti teel müük on keelatud, ei olnud siiamaani ühtegi sanktsiooni. Ja nüüd muutub siis see, et keegi, kes on tellinud postipakiga pakiautomaati näiteks, kas siis nikotiini sisaldavad tooted, aga muuseas sinna hulka käivad ka ilma nikotiinita veibid, siis sellisel juhul nende tellimise eest see tellija, kes on tellimuse teinud, saab 2400 € trahvi. Selline saab olema uus kord, kui eelnõu läbi läheb. Kuidas aga käib pakkide kontrollimine praeguste reeglite järgi? Kõigepealt me oleme igal pool kohal. Esiteks me kontrollime postisaadetisi. Sealt tuleb väga suur märkimisväärne osa. Teiseks me oleme avastanud neid maanteel sõidukites ja kolmandaks me oleme ka avastanud kontrolloste tehes tänaval. Küsimusele, kuidas pakkide karm kontroll tulevikus välja hakkab nägema, Maksu- ja Tolliamet veel vastata ei osanud, kuna vastav info on alles töötlemisel. Küll aga nikotiinitooted, ehk siis täpsemalt e-sigaretid ei ole ainukene toode, mida seaduseelnõu puudutab, vaid see puudutab ka nikotiinipatju ning need padjad, mis siin on hetkel kangusastmes 6–20 milligrammi, aga tulevikus võib see kukkuda suisa 4-ni, mis tähendab, et enamus nendest toodetest kaob, mis tähendab omakorda seda, et salaturu probleem võib hoopis veel suuremat hoogu juurde võtta. Sellise limitatsiooni puhul on tegemist olukorraga, kus kõik need nikotiinipadjad, mis täna on maksustatud legaalselt poodides müügil, kõik need tooted kaovad turult. Tarbijad ei tarbi 2 milligrammiseid tooteid ja see tähendab otseselt ka tegelikult salaturu suurt kasvu, ehk siis minekut tagasi aastasse 2018, kus kogu nikotiinipatjade tarbimine Eestis oli illegaalne. Et eesmärgipärane see eelnõu väljatöötamine on, kui vaadata seda lahendust ja praktilist poolt ennast, et pigem on tegemist paberist tiigriga. Eelnõu üks peamisi eesmärke on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske. E-sigaretid on mõeldud kasutamiseks neile, kes proovivad päris sigarettide suitsetamist maha jätta. Salaturult ostetud e-sigarette kipuvad tõmbama aga peamiselt noored. Perearst Piret Rospu tõdeb, et kuna e-sigaret on võrdlemisi uus toode, siis selle pikaajalist mõju tervisele veel ei teata. Meil alles praegu tulevad esimesed andmed selle kohta, et tegelikult veipimine kahjustab ka kopsusid, natukene südame-veresoonkonna kahjustamise andmeid meil juba on olemas, aga pikaajalised andmed, kas see tekitab vähiriski, kas see tekitab seda suitsetajate kopsuhaigust, me tegelikult ei tea, kas see tekitab mingeid ootamatuid probleeme, milleks me üldse ei oskagi valmis olla. Just noored pöörduvad veipimisest tingitud muredega arstide poole harvem, ent siiski on tervisele mõeldes kasulikum veipimist üldse mitte alustada. Aga samas mulle on tulnud noored, kes ütlevad, et ma mõned aastad kasutasin veipe, nüüd ma loobusin, sest ma arvasin, et see mu tervisele ei tee head ja ma tegelikult tunnen ennast paremini. Et see ilmselt seal ikkagi noorte kehas ka, nad seda kuidagi enesetunde järgi ütlevad ka, et see tegelikult ei mõju hästi.